Uksest väljumisel tegelikult on ju eespool noor ema, laps on natukene tagapool. Nüüd, kui nad astuvad trepist alla, vaatavad üksteisele otsa, hoiavad käest, William on natukene tagapool Kate'ist, eks ju. Kuidas ta seisab näiteks, kui nad beebit presenteerivad, eks ju, siis ta toetab oma õlaga Kate'i. Mõlemad kehad on lõdvestunult üksteise suunas, eks ju. Pead on kaldus üksteise suunas. Nad tunnevad siirast rõõmu pidevalt üksteisest. Kate läheb vasakule poole autosse, mitte paremale poole. Ehk siis tavapäraselt eeldame ju teed seda, et see beebi läheb kõige nii-öelda lähemasse uksesse, aga praegu näeme siin vastupidiselt. Ehk siis ema on tähtsam hetkel. Ta läheb sinna nii-öelda kaitstava, hoolitseva auto taha ja nüüd William paneb siis beebi autosse ja seejärel, mis liigut seda teeb, on we did it. Üks on see Victori märk, teine on ka see, et kahest inimesest räägime. We did it. Kusjuures mina ütlen täitsa kindlalt, et ta ikkagi eelkõige praegu hoolitseb Kate'i eest. Loomulikult lapse eest täpselt samamoodi, aga me ei saa rääkida sellest, et Kate oleks nüüd siin ebaõiglaselt sünnitusmajast väga kiirelt koju saadetud. Kas Kate ka tõepoolest ise tundis ennast mugavalt? Ta ei tunne ennast seal just kõige paremini, selles mõttes, et ta on harjunud suhtlema alati inimestega ja talle meeldivad inimesed, aga seekord teda säästes ei lasta tal minu arvates suhelda. Ülli sõnul väljendub Kate'i ebamugavus ka selles, kui mitu korda naine oma juukseid katsub teel haigla uksest autoni.